Viimane Eesti sukeldumine enne Egiptust. Täna teeme ühe proovisukeldumise, mis siis ka teles kajastub. Läheme siit samast paekaldast vette ja parvega mojade peale. Nähtavus tundub hea. Tuul ei ole selline, et siin oleks laine peal. Aga mis seal ikka? Tõstame asjad peale ja hakkame vaikselt toimetama. Ka siin Eesti päikese all on võimalik veel sukelduda. Kuni me siin välja sõidame, siis ega vihm ei sega kalameest. Kalamees teab, et vihmaga võtab, eks ole, eriti hästi. Kuidas teil läheb? Meil läheb ikka väga hästi. 2 instruktorid panevad siin ühte 5 liit kokku. Vähemalt on uus. Väga hea. Ma hakkan oma asju kokku panema kohe. Minu safety diver Olavi. Kõhu klõps, tissi klõps. Nii nagu ikka, kõigil on meeles. See on ilmselt Eesti parim koht. No Eestis on palju kohti sukeldada, aga kui kõiki asju arvesse võtta, hea nähtavus, soe vesi, turvaline, siis kvalifitseerub kindlasti kõige parema koha hulka, kus siis praktiseerida, õppida, harjutada ja loomulikult ei õppida palju väliskuvalliga. Sukelduja tahab enne kõike vee põhjad midagi näha ja siin on Olav väikese briefingu Olavile. Meil on siin täna Olavi ja Olav. Nii et kõik Norra jumalad on kohal. Nii, aga briefingu peab, hooaja viimane sukeldumine Rummus. Eelmine sukeldumine Sarnaseigis. 3 pead lähe. 2 ja... Nüüd sa ei tee midagi, kui vaatadki alla ja hingad. väga hea nähtavus. See mets on hästi lahe.
ja nüüd siis tuleb päike välja. Väga hea. Aga all oli ka ilus. All oli väga hea. Nähtavus oli ikkagi hea. Selle sama päikese all kohtume siis juba Egiptuses. Sharm el Sheikh, Hurghada ja Sinai Star ootab teid.